teisipäeval kella 10:30 ajal ehk tunnike enne keskööd toimus tavapärane ja samas ka veidi haruldane liiklusõnnetus Kakumäe teel Landi bussipeatuse juures. Tavaline oli asja juures see, et jälle istus võsas üks BMW. Ebatavaline aga sündmuse tunnistajate rohkus ja loomulikult oli igaühel oma versioon õnnetuse põhjustest. Ma ei tea, kes ta numbrit teab, kuulete? Kus ta võis olla? Sealt on kõik jooksid niimoodi laiali. Laiast kaanest. Ja külmi seda nendega saatas. Kakerdas käib sees, tola. Nende noormeeste jutt aitab vaatajad küll veidi edasi, kuid rohkem tutvustab see meile tänapäeva noortekultuuri jooni. Järgmise tunnistaja jutt on juba selge. Juhtus niimoodi, et me tulime kuskil 6-7-10-ga ja korraks tuli see sama vanamees, kes siin sees istub. Seal oli lihtsalt tuigeldas tee peal ees jumala mälusamadega ja meil ei jäänud mitte midagi muud üle, inimest ka ei taha alla nagu ajada. Enne mingi odav auto kui inimene, elu on siiski tähtis. Ja meil lihtsalt jäänud midagi üle, et me sõitsime. Juht jooksis minema. Miks? Paanika, mina ei tea, miks ta minema jooksis. Oli kaine? Jaa, täiesti kaine oli. Aga lihtsalt... Ta oli kainetus on kaine? Jah. Me siin kõik oleme paar õlle võtnud, aga jah, see juht jooksis minema. Paanika, no see oli ikka tegelikult mulle esimene mõte oli ikka, et ma surma ei saaks. Mis autos viis? Kiirus autos? Mina olin küll autos. Palju see kiirus? 67 meetrit. Ta tuli jube kiire pöördega. Ülejäänud ma nägin, et siis paluti, et tule appi. Et keerata püsti. Ma rohkem ei oska midagi öelda. Ja kus te olite selle hetkel? Ma mõtlen sama näemise selle tagant. Ikka vahet, ära vahet! Ikka vahet, et sa olid tee peal ees meil. Just nii! Sa olid samad tee peal kakerid, juua neist peale. Okei, nüüd olen mina süüdi siis. No okei, võtame edasi. Teeme niivis. Okei, ma ei hakka üldse vaidsta vaidle. No okei, noored räägivad, ma mõtlesin rahulikult vaat. Mina võtsin bussi. Seega on meil sündmusest 2 versiooni. Väidetavalt autole ette kakerdanud purjus jalakäija ja joobnud noorte kamba oma, kes läks oma BMW-ga seiklusi otsima. Nagu nägite, ei õnnestunud meil saada autojuhi oma, sest ainuke kaine tegelane oli otsustanud millegipärast lahkuda. Paratamatult meenub siinkohal vene elutarkus. Milleks sulle BMW, kui sul on raha? Aga milleks sulle raha, kui sul on BMW? Tahaks teha sellest uue versiooni. Milleks sulle mõistus, kui sul on BMW?